Tere õhtust, et oleme siis taas kord siin Vabas Akadeemias, kus ma muidu oleks jätkanud oma loengussarja poliitilisest filosoofiast islamis. Mõtlesin, et seoses ühe looga, mis hiljuti Müürilehes ilmus, võime korraks rääkida sellisel teemal nagu usundivahelised suhted islamiaegses Hispaanias. Tegelikult, kui me siin räägime Hispaaniast, me mõtleme natuke laiemat piirkonda, ka Hispaania ja Portugal, ehk siis Iberia poolsaar või araabia keeles Al-Andalus. Aga see oli juba küllalt pikk pealkiri, et me siis praegu poliitiliselt ebakorrektselt kujutame ette, et Hispaania siin ka tähendab Hispaaniat ja Portugali. Nii, see mõte tekkis mul siis, kui veebruarikuus lugesin Müürilehes siis sellise artikli pealkirjaga Minu Eesti, valge mehe tume paradiis. See on tekitanud päris palju furoori, selle üle on päris palju arutatud, selle kohta on kirjutanud näiteks Priit Pullerits ja Maarja Vaino ja ma mõtlesin, et mina kui araabia filoloog, kui Lähis-Ida ajaloo spetsialist ei hakka liiga palju rääkima tänapäevase Eesti ühiskonna kitsaskohtadest või murekohtadest, muudest ühiskondlikest fenomenidest, vaid rääkime natukene ajaloost. Nii, ja selles arvamusloos, selles kirjutises oli selline tore lõige, mis algas tervist selliste lausetega, et see, ja siis siin autor räägib hoopis tänapäevasest Inglismaast, see oli nagu kuldne ajastu keskaegses Hispaanias, kus moslemid, kristlased ja juudid elasid koos üksmeeles, mida nimetati konviventsiaks ehk koos elamine. Paremini võib seda kirjeldada ka kui koos olemist või koos elu ja armastust. 3 usutunnistust lõimusid uueks identiteediks läbi kirjanduse, teaduse, kunsti, arhitektuuri, meditsiini ja segausuliste suhete. Nii loodi ainulaadset kultuuri, kus sündisid uued tehnoloogilised avastused, mille Euroopa hiljem päris ja seejärel unustas tänu kristliku Hispaania fanaatilistele püüdlustele vabaneda igasugustest islami mõjust ja kehtestada ühe rahvuse keskne riik. Üsna tulised sõnad, selline huvitav poleemika, aga muidugi see küsimus, mis siin tekib, on see, kas see kõik vastab tõele. Ehk siis räägime sellest. See termin konviventsia või koos elamine on päris palju tähelepanu saanud just viimase 70 aasta jooksul. Miks see täpselt nii juhtus, sellest ma räägin hiljem natukene rohkem, selle juurde tuleme tagasi, aga need on siis mõned sellised, ütleme, üsna hiljutised raamatud, mis on selle kohta ilmunud. See kõige vasakpoolsem on, see on nagu pigem akadeemiline, tugevalt läbi mõeldud, võiks öelda objektiivset kirjeldust. Siis siin keskel on selline teos pealkirjaga The Ornament of the World, ehk siis, ma ei tea, maailma kroon või aare, midagi sellist. How Muslims, Jews and Christians created a culture of tolerance in medieval Spain. Kuidas muslimid, juudid ja kristlased lõid sallivuse kultuuri keskaegses Hispaanias, nagu pealkiri annab ka mõista, et ta maalib siis hästi idealistliku pildi sellest ajaloost ja selle vastuseks võime siis panna järgmise teose The Myth of the Andalusian Paradise, Muslims, Christians and Jews under Islamic rule in medieval Spain ehk Andaluusia paradiisi müüt. Muslimid, kristlased ja juudid islami võimu all keskaegses Hispaanias. No siin ka pealkiri juba annab mõista, nagu mis suuna
selle autor võttis, ta on hästi kriitiline, ta ütleb, et ei, kogu see sallivuse lugu, see on kõik tervist, see on üks suur väljamõeldis, hoopis oli see olukord düstoopiline. Ühesõnaga, see teema on sügavalt poliitiline. Aga püüame siis natuke faktidest ka rääkida. Kui muslimid aastal 711 Hispaanias või Iberia poolsaarele jõudsid, ei olnud see riik, selline piirkond tühjusmaa, et seal oli tegelikult loodud selline riik, siis kui Lääne-Rooma impeerium hakkas 4. sajandi jooksul lagunema. See oli siis öeldud rahvaste või hõimude liikumise periood ja ehkki vandaalid olid esialgu jõudnud Hispaanias, siis tegelikult sealt ajasid neid minema hoopis visi või siis eesti keeles lääne goodid. Need lääne goodid jõudsid Hispaaniasse põhimõtteliselt 6. sajandi jooksul ja nende mõjudest ei ole minu arust võib-olla piisavalt räägitud, aga tegelikult see, mis nad suhteliselt edukalt tegid, olid nii, et nad lõid uue identiteedi, uue sellise kultuurilise või seadusliku identiteedi, mis seni oli põhimõtteliselt jagatud 2 rahvuse vahel, roomlased ja germaanid. Ja neid lääne koodid siis konkreetselt aastatel 642 kuni 654 avaldasid sellise uue seaduse, millega nad lõpetasid igasugused juriidilised erinevused gootide ja roomalaste vahel. Ja sealt hakkas vaikselt tekkima see nii-öeldud Hispaania identiteet. Üks huvitav aspekt ka, ütleme, tänase konteksti juures on see, et lääne goodid olid üks nendest gooti hõimudest, kes olid kristluse vastu võtnud, kui nad elasid veel väljaspool Rooma impeeriumi piire. Ehk siis esialgu nad olid ariaanid ja alles hiljem nad võtsid vastu Chalkedooni leeri, mis oli siis Rooma impeeriumi ametlik koolkond. Nagu ütlesin, siis muslimid jõudsid Hispaaniasse 8. sajandi alguses, et põhimõtteliselt on juurdunud täpselt selline aastaarv nagu 711, ma ütlesin seda ka. Tegelikult see oli päris kindel. Me oleme suhteliselt veendunud, et kindlasti aastaks 720 olid nad kindlasti olemas, ka valutanud suurema osa, peaaegu kogu Iberia poolsaare, aga igasugused lood, võib-olla kõige levinum, selline legendaarne jutlus, et islami vägede juhataja Tariq ibn Ziyad, kelle järgi hiljem nimetati ka Gibraltari mäge ja väina, ta olles siis jõudnud üle Vahemere, ta väidetavalt lasi maha põletada need samad laevad, millega nad olid Hispaaniasse jõudnud, selleks, et vältida, et ükski sõdur oleks tahtnud hiljem sealt tagasi põgeneda. Nii et jah, et 8. sajandi alguses kindlasti muslimid olid jõudnud Hispaaniasse ja lahingus oli siis ka, ühes lahingus oli surma leidnud tolleaegne läänegootide kuningas Roderick.
ja seejärel tundub, et kogu läänegootide riik sisuliselt lagunes, killustus ja see tähendas, et 5 kuni 10 aasta jooksul oli põhimõtteliselt kogu Iberia poolsaar muslimite käes. Täpsemad kirjeldused puuduvad sellest ajast. Huvitav on see, et täpselt nii nagu mujal Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas on need esimesed üksikasjalikud kirjeldused islamivalutustest hoopis vanemad kui need juhtumid, mis nad kirjeldavad. Mis tähendab, et meil on näiteks üks kirjutis, mis pärineb 10. sajandist, ehk siis umbes 200 aastat, 300 aastat pärast islamivalutusi. Meil on üks teine pigem kirjutis, mis on araabia keeles tõlgitud portugali keelde ja on ainult säilinud portugali keeles. Ja järgmised allikad on juba 14. ja 17. sajandist. Nii et kogu see ajastu on pigem segane. Nii-öelda omaaegsed allikad on 3. Meil on üks väga lühike kristlaste poolt kirjutatud jutustus, siis on üks väga lühike ametlik dokument, mis on moslemite poolt kirjutatud ja siis meil on ka mõned väiksemad arheoloogilised leideid. Nii, ja mida need siis ütlevad? Jah, et see kõige lühem, see kristlik dokument räägib sellest, et aastal 712 leidis aset lahing, kuningas sai surma, see sai otsustavaks ja moslemid siis okupeerisid Toledot ja ümbritsevat piirkonda. Väidetavalt põgenes Toledo peapiiskop ja Hispaania kiriku nii-öelda primaat seejärel Roomasse. See ilmselt vastab tõele, sest me leiame selle sama peapiiskopi nime hiljem ühes Itaaliast pärinevast dokumendist. See sama ametnikkonnast pärineb dokument, mis on küll säilinud ainult hilisemates kirjutistes, aga peetakse pigem usaldusväärseks, kirjeldab seda, kuidas tolleaegse islamivägede juhataja Abdelazizi ja ühe läänegoodi siis nagu paruni vahel sõlmiti leping, mil on isegi lepingu sõlmise kuupäev mainitud ja see on siis 4. päev Rajabi kuus, see on islami kalendri järgi 7. kuu aastal 94. Nii et kui me tõlgendame seda või me paneme selle hoopis kristliku kalendri järgi, siis on meil 5. aprill 713, siis põhimõtteliselt kohe kirjutatud valutuste ajal. Ja see leping kirjeldab siis nõnda, et selle parunale Teodemir on ta nimi ja tema rahvale lubatakse kaitset ja usuvabadust kirikutes oma usku pidada ning nõuti ka nõeldud isikumaksu araabia keeles džizja, millest me oluliselt rohkem räägime pärast, mis makstakse välja osaliselt rahas ja osaliselt mitte rahaliselt. Ning sarnaseid tavasid on ka nähtud mujal Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas. Kõrvale remargina siis nii palju, et kogu islami valutuste ajalugu on jätkuvalt halvasti kirjeldatud, aga tundub, et lahinguid peeti eriti Iraagis ja Iraanis, aga näiteks juba Süürias ja Egiptuses tundub, et islamiväed või moslemid pigem said võimule sellepärast või seeläbi, et nad sõlmisid lepinguid kohalike valitsejatega. Nii et me oleme suhteliselt kindlad, et sarnane praktika ilmselt eksisteeris ka seal Hispaanias.
kui me konkreetsemalt räägime sellest ajastust, mida kutsutakse siis konviventsiaks või kooseluks, kooselamiseks, siis me pigem räägime nüüd Cordoba kalifaadi, emiraadi ja kalifaadi ajast. See siis tähendab sisuliselt aastast 753 kuni 1019. Ja kuidas see Cordoba kalifaat tekkis, selleks me peame ka korraks tagasi minema ajasse. Varasemates loengutes ma olen ka rääkinud, kuidas islami vallutused hästi kiiresti tekkisid, kuidas 30-40 aasta jooksul nad olid suutnud vallutada ala, mis laienes Egiptusest kuni Iraanini, ning kuidas esialgu oli seal tekkinud nii-öelda umayyadide dünastia või umayyadide kalifaat. Rohkem taustinformatsiooni kohta ma soovitan siis uuesti ka järgi vaadata või kuulata neid seminare. Aga lühidalt öeldud, et umayyadid olid võimul Iraagis ja Süürias umbes 75 kuni 90 aastat. Nad tulid võimule aastal 664 ja nende dünastia purunes aastal 748. Need ajaloolised ja sotsiaalsed põhjused selle taga on üsna keerulised, aga mis on kindel, on see, et nende asendajad, need abbasiidid, nägid vaeva, et seda dünastiat peaaegu täielikult hävitada. Ja nõnda ka juhtus, et Damaskuses korraldati veresaun, Bagdadis korraldati veresaun ja ainuke, kes oma eluga pääses, oli üks noor prints nimega Abdarrahman. Tema põgenemine kestis umbes 5 aastat, see oli väga seiklusrohke, aga lõpuks ta jõudiski Cordobasse, leidis seal piisavalt tuge, et siis rajada oma uue dünastia, mida me siis ka kutsume Andaluusia või Hispaania umayyadide dünastiaks. Ja ka tänu teistele muutustele islami maailmas suutis ta mitte ainult jääda ellu, vaid ka rajada õitsva ja suhteliselt eduka emiraadi, mis oli siis ülejäänud islami maailmast kuidagi eemaldunud. Üks asi, mis kindlasti kaasa aitas, oli see, et Põhja-Aafrikas oli tekkinud üks suur mässamine, mis viis ka uue islami kaliifide ehk siis abbasiidide tähelepanu mujale. Samal ajal olid moslemid püüdnud korraldada rünnakuid veel kaugemale põhja ja seda vahelduva eduga. Aastal 753 leidis aset selline vähemalt Euroopa kultuurilises ajaloos muutunud legendaarseks lahinguks Poitiers lähedal, kus tolleaegne kuningas Charles Martel, siis Karel Haamer, lõi moslemiväed ütleme siis alaliselt üle Püreneedide mägede taga. Ja pärast seda tekkis enam-vähem stabiilne poliitiline olukord, kus moslemid kontrollisid suurema osa Iberia poolsaarest, välja arvatud need väiksemad riigid siin põhja poolel, mis olid jätkuvalt kristlikud. See Cordoba kalifaat hakkas purunema 11. sajandi jooksul.
Ja Araabia ajaloolased rääkisid sellest ajast alates nii-öeldud väikeriigide ajast, araabia keeles Ta'ifa või Tawaif. Ja selle, ütleme, keskvõimu lagunemine tähendas ka seda, et need väiksed kristlikud riigid, mis olid enne säilinud või püsinud ainult nendes mägelistes piirkondades Põhja-Hispaanias, suutsid samm-sammult, ja see võttis ikkagi 400 aastat, tagasi valutada need riigid, mida moslemid olid siis 8. sajandi jooksul ise valutanud. Ja see taasvalutamine, mis on iseenesest ka suhteliselt poliitiline termin, on hispaania keeles reconquista, ja see siis ka kirjeldab sellist, ütleme, kristliku veendumusega või kristliku taustaga juurpõhjus. Nii. Selle reconquistiga seoses ma tahtsin öelda ka seda, et mis on oluline, on see, et kui need poliitilised konfliktid moslemiriikide ja kristlike riikide vahel hakkasid tekkima, et sellist ilmselget või sellist silmnähtavat religioosset kontekstid polnud veel päriselt tekkinud. Reconquista puhul on huvitav näha seda, et see on põhimõtteliselt tagantjärgi ületempeldatud fenomen. Esialgu tõesti mõned kristlikud riigid, näiteks väiksed riigid, astusid vaheldumisi poliitilise liitu mõne moslemiriigiga ja vastupidi. Et alles 14–15. sajandi jooksul saab ta sellise päris religioosse tähenduse. See kõik lõppes sellega, et 15. sajandi jooksul, lõpul oli viimasena jäänud ainult Granada riik või kuningriik, mis langes siis aastal 1492 kristlike kuningate kätte, siis konkreetsemalt Isabella ja Ferdinand, kes on Euroopa ajaloos ka tuntud, sellepärast, et nemad toetasid Christopher Columbuse reisi Ameerikasse, mis kusjuures toimus täpselt samal aastal. Sellepärast vahepeal kutsutakse ka sedasama aastat 1492 kui keskaja lõpp. Iberia poolsaare taasvalutamise lõpp ja ka tähendab Ameerika avastamine või taasavastamine eurooplaste poolt. Nii, aga räägime siis natukene usuni vahelistest suhetest Andalusias. Ja neisse võib suhtuda põhimõtteliselt kolme viisi pidi, et ma olen mõelnud, et me võiksime rääkida heast, pahast ja inetust, sest et see on selge, et kõik kolm asja olid samal ajal tõsi. Nii, mis oli hea? Oli tekkinud pikaaegne poliitiline stabiilsus. See, et moslemid suutsid rajada riiki, Abdurrahman siis konkreetsemalt Umayyade kalifaadist, riigi, mis kestis 3–400 aastat, tekitas sellise keskkonna, kus erinevad kodanikud, hoolimata usust, said enam-vähem ja suhtelises vabaduses tegutseda. Võrdlusi on näiteks ka tehtud Rooma impeeriumiga, kui me räägime Pax Romanast või
või olukorrast Hiina ja ütleme olukorrast Hiinast kuni siis Türgini välja, siis pärast mongolite vallutusi, nagu Paks Mongolika. Nii et see on ilmselge ja see on korduv fenomen ajaloos, et kui suurriigid, mis on püsivad, mis on stabiilsed, alati soodustavad teatud usunite vahelist ja kultuuride vahelist suhtlust ja ka mõtete ja näiteks tehnoloogiate vahetamist. Andaluusia selles mõttes ei olnud eriti teistsugune. Me näeme seda, et kõige selgemini arhitektuuris ja kirjanduses on räägitud sellest, kuidas näiteks araabia või islami luulevormid, eriti need, mis räägivad selles mõttes nagu kättesaamatust armastusest, on sügavalt mõjutanud Euroopa rüütelromaane. See pidi olema väidetavalt sügavalt sufistlik lähenemine armastusele. Et ainuke päris armastus on muidugi see, mis ei ole kunagi päriselt rahuldatud. Et ainuke päris armastus on see, mis on kätte saamata. Kas see vastab tõele, on muidugi omaette küsimus, aga arhitektuuri puhul on ilmselge, et kultuurid on seal kokku tulnud ja teineteist üksteist mõjutanud. Ja sellest suurest mõjust olid tolleaegsed kristlased ka teadlikud. Üks väga huvitav tsitaat tuleb näiteks Toledo peapiiskopist Paul Albar või latina keeles Alvarus, kes kirjutas 9. sajandi lõpul, keskel nii. Kristlased armastavad lugema araablaste luulet ja raamatuid. Nad õpivad araabia teoloogia ja filosoofe mitte selleks, et neid tagasi lükata, vaid saavutamiseks õige ja kena araabia keel. Kes on veel see kristlane, kes tänavu loeb latinakeelseid kommentaare pühakirjade kohta või evangeeliume, prohveteid või apostleid? Kõik andekad noored kristlased loevad ja uurivad suure entusiasmiga araablaste raamatuid. Nad kogevad kalli raha eest suuri raamatukogusid ning vihkavad kristlikku kirjandust ega pea seda tähelepanu vääriliseks. Nad on oma keele ära unustanud, sest igaühe eest, kes suudab sõbrale kirjutada latinakeelse kirja, leidub tuhanded, kes oskavad ennast araabia keeles väljendada ja kirjutavad luulet selles keeles paremini kui araablased ise. Nii et selline tugev hirm või ängst inglise keeles oli juurdunud 9. sajandi Hispaania kristlaste seas, et mis meie kultuurist saab, mis meie keelest saab. Me näeme, et araablased on siia tulnud ja on asendanud meie vana kultuuri uue moodsa lahedama kultuuriga. See, mida muslimid ka tegid ja mis on kindlasti teistmoodi sellest olukorrast, mis oli enne tekkinud, olid see, et nad olid loonud või kaasa võtnud juriidilise raamistiku, mis korraldas usundi vahelisi suhteid. Koraan ise näeb välja poliitilist või sotsiaalset olukorda, kus erinevad usud elavad kõrvuti. Araabia keeles on see termin ahl al-kitab, ehk siis raamatu rahvas. Ja Koraanile siis väga tüüpiliselt ta väga detailselt ei kirjelda, kuidas need erinevad usud peavad kõrvuti elama, aga ta vähemalt näeb ette sellist olukorda ja keelab siis ka konkreetselt ära kõige hullemad tagasi kiusu. Juutide puhul me oleme näiteks kindlad,
et olukord paranes suhteliselt. Kristlike läänegootide puhul või seas ei olnud sellised pogromme juutide vastu üldse ebatavalised. Ja läänegootide ajal olid juutide õigusi Hispaanias ka oluliselt piiratud. Nii et me teame seda. Aga mõned asjad ei olnud üldse ka nii head. See konkreetne juhtum, seesama Paul Albert või Alvarus, kellest ma enne rääkisin, oli selle tegelase püha Euloogiuse lähem sõber. Ja olukord, mis oli nii kaugele viinud, oli nimelt see, et kogu selle islami võimu kontekstis hakkasid mõned kristlased ennast sügavalt ebamugavalt tundma ja see viis lõpuks sellise olukorrani, kus umbes 30–40 kristlast surma mõisteti. Selle kohta on ka päris palju kirjutatud, et see oli erakordne juhtum, et kaks asja oli sisuliselt täiesti keelatud ükskõik millises islami kontekstis. Esiteks see, et kui sa oled moslem, siis sa ei tohi vastu võtta teist usku ja sa kindlasti ei tohi avalikult prohvet Muhammedit sõimata. Euloogius ja tema jüngrid tegid täpselt seda. Ilmselge eesmärgiga otsida märtri surma, mis nad lõpuks ka kõik said. Aga läheme siis korraks tagasi, et mis see probleem siis seal oli. Kui ma enne ütlesin, et Koraan näeb ette olukorda, kus erinevad usud kõrvuti elavad, siis Koraan toob välja sellise termini nagu jizya. Ma olen seda varem maininud, seda on tõlgitud kas pearaha või isikumaks. Ja see on üks lõike Koraanist, mida tihti ka välja tuuakse, kui rääkida islami salivusest või salimatusest teiste uskude vastu. Nii et Koraan ütleb, et tapelge nendega, kes ei usu Jumalasse ega viimsesse päevasse, ega loobu sellest, mida Jumal ja tema prohvet on keelanud, ega usu päris või tõe usku, neile, kel on tulnud raamat, kuni nad maksavad seda maksu, seda sama jizya, olles aluvuses muslimitele. See on natukene ebamäärane tõlge, mis on ka kindlasti seotud Koraani iseloomuga, aga hilisemad õpetlased nagu Malik ibn Anas, üks olulisemaid islami juriste 10. sajandist, on seda tõlgendanud nii, et lepperahval, siin on teine termin, dhimma, et need on siis kõik mitte muslimid, kellel on õigus elamisele, aga kes ei ole ise moslemid, ega zoroastristid. Lepperahval dhimma ega zoroastristidel ei ole määratud ei palmidel ega viinapuuaedadel ega kariloomadel ega istandustel almusmaksu. See on muslimitele kohustatud. Sa maksad teatud protsenti almusmaksuks. Sellepärast, et see on määratud muslimite puhastuseks ja sa maksad seda põhimõtteliselt selleks, et peaaegu kui see spirituaalse lõivuna ja tagastuseks vaestele. Ja see almusmaks on mõeldud
Me määrame selle muslimitele, nad annavad meile raha ja siis me jagame seda õiglaselt siis vaeste sekka. Aga isikumaks, džizja, on määratud raamatu rahvale ehk dhimma, milleks, et neid alandada. Et nad teaksid, et neil ei ole tegelikult samu õiguseid, mis moslimitel. See kõik paistab praegu suhteliselt selge olevat, aga üks probleem, mis nii Koraanis kui ka hilisemate juristide puhul kehtib, on see, et tegelikult keegi ei tea täpselt, kui suur see maks oli, kuidas seda tuleb määrata, kes on sellest vabastatud ja nii edasi. Nii et kui te arvasite, et ma rääkisin usundivahelistest suhetest Andaluusias, siis tegelikult ma tahan rääkida maksudest. Nii, et islami ajaloos on 2 eraldi mõistet, džizja ja haraj. Ja nii islami õpetlaste arusaam sellest kui ka Koraani arusaam sellest on natukene erinevad ja pisut ebaselged 3 põhjusel. Et esiteks see, et keskaja või klassikalise islami ajastul püüdsid autorid leida või luua ühtlase mõiste tekstidest, mis käsitlesid neid termineid erinevalt. Lisaks sellele oli tekkinud suhteliselt kaootiline olukord Süürias, Iraagis, Mesopotaamias ja Iraanis, kus neid termineid ka erinevalt tõlgendati. Ja 3. põhjus oli siis see, et mõlemad maksusüsteemid ilmselt tegelikult pärinesid varasematest riikidest, ehk siis Pärsiast ja Roomast. Nii et me näeme näiteks seda, et see sama džizja, mis oli tegelikult mõeldud ainult mitte muslimitele, et sellest olid vabastatud teatud araabia hõimud, kes küll olid mitte muslimid, aga pidasid seda ikkagi suhteliselt alandavaks, kuna nad ise olid araablased. Mida me ka näeme on see, et kui umayyadide ajastul talupojad hakkasid massiliselt islamit vastu võtma selleks, et mitte maksta seda maksu, et nad siiski pidid selle ka edasi maksma. Ühesõnaga, see olukord on suhteliselt keeruline, see praktika rakendati ka olenevalt piirkonnast ja olenevalt ajast natukene teistmoodi, aga selge on see, et see oli siiski üks asi, mida kõik mittemuslimid suhteliselt igal pool pidid tegema, samamoodi seal Hispaanias. Ja kolmandaks, mida me ka nägime, et siis, või mida me näeme, et siis kui umayyade kalifaat hakkas lagunema, et siis järsku kogu see juriidiline raamistik, mis oli küll pakkunud kaitset siis mitte muslimitele, hakkas samamoodi lagunema. Et kõige äärmuslikem näide sellest oli see, kui aastal 1660 toimus või leidis aset selline asi nagu Granada veresaun, mille käigus leidsid surma kuni 4000 juuti, sellepärast, et kohalikud muslimid olid süüdistanud õukonnaarsti, kes oli ise olnud juud valitseja poja mürgitamises. Et see kõik tähendab seda, et isegi kui me räägime suhtelisest usuvabadusest või kooselamisest, et kogu see vabadus lõpuks taandus sellele, et kas tolleaegsed valitsejad olid nõus neid reeglid rakendama, kas nad olid kõik nõus kaitset pakkuma mitte muslimitele ajal, mil see oli vajalik või mitte. Ja see tähendab siis ka näiteks seda,
et need reeglid, mis olid mõeldud siis kas mitte muslimite mahasurumiseks või kaitsmiseks, lõpuks olenesid siiski sellest, kas, nagu ma ütlesin, kas valitsejad olid nõus neid järgima. Ma enne rääkisin, et see termin convivencia on päris palju furoori tekitanud. Ja ma mainisin, et see tekkis siis umbes 70 aastat tagasi. See on siis seotud sellega, et umbes samal ajal astusid suhteliselt tulisse debatti kaks Hispaania akadeemikud, kellel oli juhuslikult väga sarnane taust. Mõlemad olid diplomaadid, kes olid teeninud Hispaania vabariigi ajal, aga siis, kui Franco režiim tekkis, nad mõlemad põgenesid esialgu Argentiinasse. See parem isik siin Claudio Sánchez Albornoz, tema läks tagasi Hispaaniasse, aga Americo Castro suri paguluses Põhja-Ameerikas, USA-s. Ja see sama termin convivencia, millega ma alustasin, oli tegelikult selle Americo Castro leiutis. Ja kus see tuli? See oli sisuliselt vastuseks sellisele vaikimisi arusaamale, mis oli tekkinud just pärast taasvalutust, pärast Reconquista lõppu. Seda mõtet või seda ideoloogiat on päris hästi kokku võtnud ajaloolane Richard Fletcher, keda ma siinkohal siis ka tsiteerin. Islami kohalolek Hispaanias on mitmele kristlike hispaanlaste põlvkonnale kinkinud võimsa rahvusmüüdi. Selle islami laiendamise juurpõhjused olid ennustavalt ilmalikud. Demograafiline surve, ihaldus maade järgi, kiskava aristokraatia nõuded, arengud sõjaväetehnoloogias ning rändavate lammaste ja kariloomade isu. Kuigi kuningate ning aristokraatia vaimulikud propagandistid, kes laiendamist suundasid ja said sellest kasu, esitasid sellest teises valguses, auväärsemas valguses. Sealt sündis mõiste Reconquista ehk taasvallutus. Püha isamaaline võistlus tagasi võtmaks võimu võõraste kätest ning taaskord kehtestada kristlik ülemvõim. Müüt oli vastupandumatu. 8. sajandil ohverdas Hispaania ennast päästmaks Euroopat islami hordide eest ning järgnevatel keskaja sajanditel lõi ta ennast uuesti ristisõjalises taasvallutamises, mille hoidis elus usk. Rist võitis pool kuu. See oli see tugev või veendunud ideoloogia, mille järgi siis hispaanlased alates 16. ja 17. sajandist oma riigi üles ehitasid. Americo Castro vastas sellele nõnda öeldes, et tegelikult see müüt on vale, et juudid ja muslimid on võõrandamata osa Hispaania identiteedist ja kultuurist. Sánchez Albornoz Castro vastas selle väga tugevalt, et tema silmis oli see ikkagi nii, et Hispaania ja hispaanlaste identiteet oli Rooma-eelne ja oli kristlik. Hispaania oli euroopalik ja kristlik riik. Ja see laiem poliitiline kontekst on siis see, ehk hoolimata sellest, et nad mõlemad olid suhteliselt liberaalsed poliitikud, püüdsid nad mõlemad vastata küsimusele, kes on hispaanlane, mida tähendab olla hispaanlane, mis asi on Hispaania identiteet.
Nagu ma enne mainisin, et Amerigo Castro jäi USA-sse, Sanchez Albornoz läks küll tagasi Hispaaniasse. Mõlemad nende filosoofilised positsioonid on suhteliselt äärmuslikud. Et tänapäeval on enamik ajaloolasi ikkagi natukene taganenud sellest mõttest, et Hispaania identiteet on ainult kristlik ja euroopalik, aga see sama konviventsia on ikkagi suhteliselt poliitiline. Nii et kui me läheme tagasi selle esimese slaidi juurde, mis ma enne näitasin, et siis ma lasin ennast inspireeruda ühest arvustusest just selle raamatu kohta. Anna Aksoy, kes on ise ka ajaloolane, kirjutas nimelt, ta mainib üht raamatut Communities of Violence, Persecution of Minorities in the Middle Ages, mis siis täpsemalt käsitleb seda, kuidas religioossed vähemused elasid Aragooni kuningriigi ajal. Ja ta mainib seda, et koostöö ja konflikt, mis tunduvad nagu nad peaksid teineteisele vastanduma, tegelikult ei vastandud. Igasuguses olukorras, kus etnilised või religioossed vähemused elavad kõrvuti, on mõlemad nähtused olemas. Ajalugu sellisena võib olla apoliitiline. Ajaloo tõlgendamine, historiograafia tavaliselt ei ole. Need, kes astuvad sinna arutellu, mis asi oli konviventsia, et kas need usude vahelised suhted olid nii head või nii pahad või nii inetud, tihti tahavad ka maalida teatud poliitilist veendumust. Nii et kui sa tahad rääkida näiteks arhitektuurist ja kirjandusest või meditsiinist näiteks, siis loomulikult me võime öelda, et need suhted olid kõik väga toredad. Kui me tahame rääkida sellest, mis juhtus näiteks juutide ja kristlastega, siis kui Umayyade kalifaat hakkas lagunema 11. sajandi jooksul, siis see pigem edendab sellist mõtet, et see olukord oli tugevalt vägivaldne. Lõputuseks tasub mainida, et igasugune autor, kes kirjutab sel teemal, ilmselt on mingil määral teadlik sellest, missugused enda poliitilised veendumused või hoiakud tema positsiooni mõjutavad. Kui ma seda artiklit esimest korda lugesin, siis pani mind natuke imestama see, et miks me peaksime ihaldama olukorda, mil teatud kodanikel on rohkem õigusi kui teistel. Mis oli siis ka see isiklik ajend, miks ma sellel teemal otsustasin täna siis hoopis loengut pidama. See ei tähenda muidugi seda, et minu tõlgendused on ilmtingimata õiged. Või et igaüks või iga teine, kes kirjutab sel teemal, valetab või eksib. Aga igasuguses arutelus tasub alati olla teadlik oma veendumustest, poliitilistest, historiograafilistest ja see lõpuks kõik natukene viib meie eriala edasi. Aitäh!